Mina olen Rutt, elan Kiiklas. Oleme praegu Kiikla rahvamajas. Meie kaubamärgiks võib pidada lapitööd, sellepärast et see MTÜ Maadaam, mis siis on meil nagu see projektiorganisatsioon, saigi aluse lapitööst. Et kõigepealt oli vallavalitsuse tellimus, õmblesime beebitekke vallas sündinud beebidele. Niimoodi palju aastaid, see oli siis veel Mäetaguse vald, nüüd on juba Alutaguse vald, beebitekke me enam ei õmble, aga lapitööd teeme ikka edasi niimoodi vabal ajal ja siis, kui on aeg-ajalt ka tellimusi. Ja me oleme valmis ka õpetama. Ja sellest tegelikult kogu see majutuse teema meil alguse saigi, et me arvasime, et me võiksime õpetada 2 päeva järjest. Ja mõte oligi selles, et näiteks ühte lapiteki nüüd 1 päevaga valmis ei tee. Aga 2 päevaga võib juba väga palju õppida või need kaunid karbid, mis siin on, nendega täpselt sama lugu, et ühel päeval võib mingid tehnikad omandada ja siis teisel päeval juba valmis teha. Ja kuna meil on rahvamajas ka köök olemas ja kogukonnal on täitsa võimekus ka pakkuda lõunasööki, et ühise tegevuse tulemusena, et siis mõtlesimegi, et miks mitte teha siis 2-päevaseid programme pakkuda, et kui on võimalus ka majutada. Majutuses on meil 8 voodit kohta. Meil on majas ka 20 õhkmadratsit ja kui nüüd on tõesti tulemas näiteks mingisugune seljakotirändurite seltskond Ida-Virumaad avastama või siis mingi tantsulaager või laululaager, näiteks on meil augustis tulemas noorte rahvamuusikute laager, siis me saame majutada ka rohkem inimesi. Aga oma töötoad, et oleks selline hubane õhkkond, et jõuaksid kõik midagi teha, siis me olemegi kavandanud niimoodi, et see oleks nüüd see 8 inimesele. Nii palju kui on majutust, nii palju me mahume ilusasti ümber laua meisterdama, aga kui me oleme näiteks oma tekstiilide puhul lähtunud puhtalt taaskasutusest ja töötubade puhul ka palju taaskasutust kasutame, siis sellisel kujul, et hakata mööblit vaatama, kust me kellegi ära visatud mööblit saame, seda nagu ei oleks tahtnud teha. Ja just seesama projekt võimaldas meil osta täiesti uue ja korraliku mööbli ja madratsid ja kattemadratsid ja tekid ja padjad. Et see peab kõik olema uus.